Peaks ka aeg-ajalt lihtsalt arhiivi lappama niimoodi vaatama. Ja mingi hetk me panime kastidesse ära, keegi ei tee paberil enam nüüd. Shopping and Business Center, et Zaporožje, Ukraina. Ei, see oli äge töö, aga sellest kahjuks ei saanud midagi, sellepärast, et kohalikule linna arhitektile see meie arhitektuur ei meeldinud. Ja minu mõttes see tellija jättis meile ka pool maksmata, nii et see oli ka siuke tore kool jälle. Et kuidas ennast kaitsta, et oma siis nagu tasu kätte saada, aga noh, pole hullu. Maaülikool. Ai, see oli väga tore töö. See oli väga tore töö, jah. Me tegime selle osa ja selle osa, aga see jäigi välja ehitamata. Ja see oli täpselt sel kõige raskemel hetkel 2008-2009, kui oli hädasti vaja, et oleks mingi töö, et üldse nagu meie bürood võib-olla siis täna ei olekski tegelikult, kui me poleks seda konkurssi võitnud, seepärast ega meil palju rohkem tööd ei olnud. Jah, see Maaülikool vedas meid sealt masust läbi tol hetkel. Kui me alustasime, siis me lihtsalt tegime seda, mida me oskasime. Ja me kindlasti üritasime eristuda. Aga mitte lihtsalt eristuda eristumise pärast, vaid lihtsalt sellepärast ka, et luua mingisugune oma nägu. Ja tegelikult ju arhitektuur seda ongi, et sa pakud enda poolt midagi, mis peaks luuma uue väärtuse. Tihti küsitakse, et milline töö praegu käsil on, midagi suurt. Et tegelikult võiks küsida, et mis midagi huvitavat või midagi olulist. Sest et tihti selline väike objekt võib ka palju olulisem olla mingi koha jaoks kui mingi suur objekt. Kui me lõpuks otsustasime teha oma büroo, siis me Peeter Looga mõlemad töötasime erinevate arhitektide juures. Aga sa kuidagi tajud ära selle hetke, et nüüd ma tahaksin välja kuidagi astuda. Põhimõtteliselt nagu sa täiskasvanuna tahad oma perest välja astuda, et sa tunned, et sa oled valmis võtma vastutust ja valmis mõtlema ise. Mina tulin siis, kui alguses nad tegid koos Peetriga ja mina tulin 2 aastat hiljem. Ja alguses ma tulingi siia tööle lihtsalt arhitektina ja siis mingil hetkel, kui olid need masuajad ja kui läks hästi nagu raskeks ja siis peale seda oli oli aeg nii raske, et lihtsam oli mind osanikuks võtta, kui palka maksta. See on nüüd projekteerijate majas, siis kui me tegime konkurssi, et me printisime välja ja siis spreiliimiga kleepisime sellele kõvale alusele joonised eraldi ja siis 3D-pildid printisime välja ja veel kleepisime eraldi. Siuke lõika ja kleebitöö oli see. Siin on näha kineskoop ka, vaata. Siukeste asjadega tegime tööd. See oli see 2008 või 2009, siis kui tööd ei olnud, siis me mängisime ping-pongi põhiliselt. Aga väga tore büroo oli ka. Et me suutsime selle kristallühtritega ruumist täitsa siukse ubase vahva ruumi teha. Ja Eestis on selles mõttes on hea, et on hästi palju võimalusi on ikkagi, et ka väiksed bürood ja ka algajad bürood saavad teha kohe ise tellimusi, et sa pääsed üsna ruttu tegelikult juba midagi tegema ja et on hästi selline, nagu meil on selline avatud ühiskond, et tegelikult on see ka arhitektina. Mida me ju kõik oskasime oligi nagu projekteerida, aga keegi meist ei ole ju ärimehed, et see on alati see dilemma, et sa teed selle OÜ ja siis hakkad nagu töid tegema, aga kuidas nagu hoida ettevõtted nagu kasumis ja see asi, see on siiamaani tegelikult paras füüsika meie jaoks, et me oleme ikkagi kokkuvõttes loomingulised inimesed, kellel lihtsalt peab mingi juriidiline keha olema. Neid tüüpe. Kui palju. Pääsukeste kogukonnamaja on see.
üks nendest tagumistest on veel vaba, kui tahad, aga siis sa pead kaluriks hakkama, sest et neid on ainult kaluritele antakse. Hiiumaal Orjaku sadamas mina sattusin siin purjetamas käima ja siis tuligi see töö, et oleks vaja seda Orjakus sadamat siis natuke arendada, paremaks teha. Ja tihti ongi, et ka see väikses kohas, et see sadam on ikkagi siuke nagu ka tõmbekeskus, et ta tihti ongi ka mingine kas siis külakeskus või selline ka nagu kohalike jaoks, et kogunemispunkt, et see ei ole ainult turistidele. Nagu suures plaanis on ta ju nagu traditsiooniline, et ikkagi viilkatusega majad, need peamajad ja tegelikult ka need väiksed kuurid, et nad on ju siuke 2 paari peale, nad moodustavad ikkagi ju nagu selle viilu, et ta on ikkagi natukene nagu selline, ongi selline sadamaküla või selline nagu mingis mõttes nagu tänapäevane traditsiooniline või selline. No Hiiumaale me oleme teinud päris palju töid, et ongi, et need sadamad on siis avalik, tegelikult on ju mingid eramud, suvemajad. No Kaspar sai siin jala ukse vahele ja siis hakkas tulema neid riburada pidi. Ja väike saar, ega siin keegi küsib mõnda arhitekti tead, siis muidugi tean Kaspar. Kamp, arhitektid. Tärkmaa on siis see, kus mina olen kõik oma lapsepõlve suved veetnud ja siin rannas käinud kogu aeg ujumas, et siit võid niimoodi poolele teele Saaremaale välja jalutada, enne kui sügavaks läheb. Ja siis tuli selline tore töö, öeldi, et kaluritel oleks vaja mingit olmehoonet, et neil oleks siin kuur, siis selline väike ruum, mille nad saavad soojaks kütta, et kui sügisel käiakse kalal või külmemal ajal, ja siis kuidagi tuli sellele asjale juurde see torni mõte. See paistab väga kaugele ja siis see on hästi hea orientiir merelt. Torni uks on alati lahti. See on ka tõesti väga selliseks populaarseks kohaks saanud. Minu jaoks arhitektuuris on vist nagu see keskkonnaga suhestumine on hästi oluline. Et muidugi seal majas sees peab ka hea olema, aga et see majal on ju alati mingine ümbrus, et see kuidagi peab suhestuma. Et on see siis mingine tehiskeskkond, on see kuskil kesklinnas, või on see ka looduses, et siis ta on mingi maastikuga suhestuda või mida ma ka ise vaatan kuskil ringi käies ja mis mulle kõige rohkem meeldib, ongi see, et kui ta nagu arvestab selle keskkonnaga ja annab selle keskkonnale midagi juurde. Mis arhitekti töö teebki minu jaoks nagu huvitavaks, on see, et sul puudub see siuke mingi ühetaoline rutiin või et mingid ühesugused projektid, et me teeme ühe suure asja valmis ja siis hüppame väiksesse skaalasse. Teeme selle väljast valmis järgmisse skaalasse, mis on seest vaja teha. Et see nagu iga kord on sul laual midagi uut. Et kui tellija tuleb ja ütleb, et ma tahan teilt midagi toredat saada ja sellega see tema tellimuse kirjeldus lõppeb, siis sul tekib see nagu vabadus ajus. Aga kui ta tuleb sinu juurde ja ütleb, et mul on nüüd Pinterestis siin ka ühed pildid, et ma tahaks näidata, mis ma tahan, siis on juba tegelikult, siis sinu aju läheb selle pealt nagu lukku, on ju. Et aga kuskile sinna, ütleme, meie tegutsemisaastate poole peal kuskil. Siis oli üks tellija, kes ütles, et me oleme 25 aastat oma tööd teinud üliväikestes kitsastes tingimustes, et me tahaks midagi ägedat, et raha ei ole küsimus ja aeg ei ole küsimus, et anna tuld. Ja me läksime neid ruume vaatama ja see oli ikka üsna jahmatavalt suur, 8 meetrit kõrge ja 1100 ruutmeetrit pinda. See tähendas, et tegelikult
see vorm ja tasapinnalisus, et sa võid sealt nagu täiesti hulluks minna ja me tegelikult tekitasime hästi palju erinevaid tasapindasid, kus inimesed saaksid liikuda, et see muutus natuke selliseks nagu mängumaaks neil. Sisarituur on mõnevõrra nagu detailsem, et sul on võimalik minna nagu väga väikeste detailideni välja ja projekteerida sellist ruumi, mis on inimesele kuidagi sihuke sõbralik, lähedane, materjalide mõistes, ruumi vormide mõistes, et seal on hästi palju nüansse. Omal ajal Andres Siimu juures töötades siis ikkagi tihtipeale tellijad võtsid sisearhitektuuri pigem arhitektilt. See oli sisuliselt siseviimistlusprojekt, on ju. Aga täna on sisearhitektuur vältimatu osa. Ja ma loodan, et ka maastikuarhitektuuri samamoodi rohkem võetakse vältimatuks osaks kogu projekteerimisprotsessist. Kuidas sa lahendad väljakut inimestele niimoodi, et ta on ühelt poolt nagu kiiresti läbitav ja teistpidi koht, kus olla ja kas siin on hubane või mitte ja kas siin on võimalik suuri üritusi teha või mitte. Ja seal on ju niivõrd palju võimalusi, kuidas parke või väljakuid teha. Ja mis võib-olla on ka oluline linna planeerimise seisukohast, et me keerasime natuke tagasi seda autostumise võidukäiku, et me pakkusime linnale välja, et me vähendame parkimiskohti. Näiteks siin samas Rüütli tänava jupis, mis meil siis siin väljaku ääres on. Kui oli tuimalt ennem autosid täis ja siin oli tihe liiklus, siis tegelikult need kaks poolt omavahel ei suhelnud. Täna on võimalik ikkagi inimesel kartmatult üle tee liikuda ühte ja teistpidi, et tegelikult see väljak nagu pikenes kuni majadeni. Siis kui oli selle väljaku avamine, ema-isa olid ka avamisel ja siis nad olid väga uhked, et ikkagi poeg oma esimese objekti sai valmis ja siis nad võtsid sinna hotelli, täpselt sinna nurga pealsesse teise korruse tuppa. Siis võtsid toa meile, et me saaksime seda avamist sealt ka pärast vaadata. Siis ma mõtlesin küll, et no kurat, kui see jääb ainsaks objektiks, mis mul valmis on, siis on ka okei. Kas siukse struktuursema või just see täissavi? Ära täissavi pane, pärast jääb sul savi hunniks ja keset õue. No just. Need on nüüd Tallinna Arhitektuuribiennaali jaoks tehtud katsetused. Põhimõtteliselt me võtsime selle krundi, planeerisime siia maja ja mõte oli siis teha maksimaalselt kohalikust materjalisse. Ehk siis nagu rookattus, soojustus, tampsavi seinad, et selline täitsa tore uurimistöö. Ilus oleks panna siia vaata kuskile ranna peale selle ploki niimoodi, et nad siis vaata nagu see meri hakkab seda vaikselt ära uhtuma. Võime teha, jah. Ma mõtlesin, et paneks täitsa vette. Hakkab kohe sulama. No davai. Selle projekti mõte oli see, et lihtsalt seda transpordi osakaalu vähendada, mis tegelikult ka ju seda jalajälge suuresti tekitab. Nii. See näidismaja, et sai vist 75% nagu täiesti kohalikust materjalist. Selliselt ilmselt see ei hakka olema, aga et kui igal pool juba kas või natukene mõelda selle peale, et igal pool näiteks, ma ei tea, 10% õnnestuks, oleks juba nagu päris hästi. Et see, ma usun ka, on midagi, mis see 20 aastat projekteerimist on andnud tegelikult,
et sa oled näinud seda mõnikord niisugust tohutut raiskamist, et ja hästi kiiresti nende otsuste tegemist, et meil on nagu tähtaeg on ju ja eelarve, aga kui võtaksime nagu sammu tagasi, siis me võib-olla saaksime projekteerida nii, et me säästame planeeti ka sellega. Ehitus on maailmas ühe suurema jalajäljega, umbes 40% kogu siis CO2 jalajäljest, mis maailmas tekitatakse, et kui sa võtad vana hoone ja ehitad ta ümber, siis ta jalajälg on igal juhul väiksem kui tema lammutamine, utiliseerimine ja uue ehitamine. Ja mina ka tihti mõtlen, et kui on jälle avati kesklinnas uus büroohoone, mingi, ma ei tea, mitu tuhat ruutmeetrit jälle. Et kui palju neid uusi büroosid siis ikka juurde tuleb? Või avati jälle uus kaubanduskeskust, et ega neid ettevõtteid ja inimesi ei tule kuskilt nagu lõputult, et järelikult kuskil jääb mingine ruum jääb tühjaks, midagi jääb üle. Väga kuidagi kergekäeliselt võetakse neid vanu hooneid maha, mõtlemata, et äkki neid saab lihtsalt täiendada. Ma usun, et see võiks olla selline järgmine samm riigil ja ka teistel eratellijatel, et aru saada, et proovime kõigepealt mõtestada seda vana asja ümber. Siin on vana Kassari mõisa viljakuivati, mis on ehitismälestisena siis muinsuskaitse all. Et mälestise puhul on see, et ikkagi, et see vana maja on see alati see kõige tähtsam, aga et me siit omalt poolt ikkagi seda uut, me tahame lisada niimoodi, et see uus oleks ka väärtuslik ja nagu hea partner sellele vanale osale. Siin seina peal on näha, kus on siis need erinevad ajaloo jäljed, et kunagi on olnud siin mingisugune suurem uksehava, millel on siis olnud kaarsillus peal. Tore mõelda alati nende vanade majade juures, et mis siin on olnud ja kuidas see olukord on siin muutunud. See ajalugu annab hästi sellise toreda mõõtme lisaks. Kohal või majal on see mingine lugu on juba olemas, et sealt tuleb siis see väärtuslik välja otsida, et mida seal hoida ja kuidas siis sellele nagu midagi lisada. Jah, ajaloolise hoone puhul ongi juba see erinevus, et kas ta on kaitse all või mitte. Iga kord peakski lähenema selle ajaloolise hoonele ikkagi aupaklikkusega, nii et see on kellegi teise projekt, see on kellegi teise looming ja nüüd sina sekkud sinna. Pildistame seda ümbrust ka nii palju kui võimalik, sest me peame selle ümbrusega ära mudeldama. Tegelikult on väga toredad algsed joonised kõik olemas selle maja kohta, aga miskipärast näiteks tagafassaadist ei ole mingisugused joonised. Et ma olen ise nukralt seda maja vaadanud, et see on nii ära rikutud selle Sunseti klubiga, et see algne funktsioon on täiesti kadunud ja ta on igatpidi suletud nagu inimeste jaoks. Ja nüüd siis tahetakse seda hotelli ja spaad siia teha. Logo on isegi muutunud ajas isegi täitsa heaks. Minu jaoks on ta eriline hoone ja me võtame sellest konkursist just sellepärast osa, et oma panus anda. Aga ikka väike ärevus on juba sees, selles mõttes on see võistluse asi tegelikult on torena. Sa võistled tundmatute vastastega või saad alles siis teada, kui ümbrikud avatakse pärast. See on lahe. Sul on antud need raamid ja on antud need tingimused, aga sul ei ole klienti otse üle laua, kes tuleks ütlema, et minu meelest me läheme vales suunas või et minu meelest akneid poleks olema siin nii palju või võtta seda vähemaks ja nii edasi. Et sa nüüd teedki otsast lõpuni täpselt nii, nagu sa mõtled. Et selles mõttes see Rannastaadion on ka nagu hea näide, et ikkagi kui vaadata seda mudelit, mis me omal ajal tegime ja vaadata seda lõpptulemust, siis see on nagu peaaegu üks ühele. Et nii nagu me mõtlesime, nii sai valmis ka.
Siinkohal peaks ka tegelikult andma au žüriile, kes otsustas anda esimese koha siis tööle, teadmata, kas ta tegelikult sellisel kujul on ka teostatav. Et meil oli kohe tegelikult seal konkursitöös ette nähtud 28-meetrine konsool, siit alates kuni siiamaani ilma toetuseta 28 meetrit. Et me istusime inseneriga maha ja ta ütles, et kurat, ta ei suuda nagu välja mõelda, kuidas seda konsooli teha. Ja siis ma lõpuks ütlesin talle, et tead, et puuleht on ju samamoodi, et tal on keskel see põhiroots ja siis külgedelt tulevad peenemad. Ja ta hoiab oma vormi. Ja see vesi, mis puulehele läheb mööda seda rootsu sealt alla, et kas me niimoodi ei saa seda toimima. Ja mõne päeva pärast siis kirjutas mulle, et see toimib. Et hiljem üritas ehitaja 3 korda käia kontoris meid veenmas, et äkki saab posti alla panna, aga me siinkohal ei andnud järgi ja jumal tänatud. Et siis ei oleks enam sellel asjal seda võlu. Kirjutamata reegel meie jaoks on see, et me peame suutma ühe käe näppude arvu järgi põhimõtteliselt siis need materjalid valida. Et siin on see puit, must, valge ja siis on Pärnule omane sinine. Et siis säilib nagu selle hoone lihtsus ja üleküllus ei hakka siis lämmatama seda arhitektuuri. Et jah, materjalide puhul on see hästi oluline, et kuidas nad ajas nagu kestavad või ajas muutuvad ka. Et tuleb seda nagu osata näha, et milline see maja on 10 aasta pärast, aga et peab arvestama, et see ka siis näeks hea välja ja oleks kasutuskõlblik. Vaata, kui meie projekteerime, siis me loodame, et meie majad kestavad kauem. Nii nii-öelda materjalide valiku poolest kui ka tegelikult oma arhitektuuri poolest, mis meie vaates peaks olema aegmatu. Peaksid tegelikult olema siin servas täpselt ju. Aga see peaks täpselt servas olema, vaata. On või? No jah. No aga võib nii ka olla, peaasi, et on sirge. Jah. Viimsi riigigümnaasiumi hoone on üldse jällegi konkursi võidutöö. Et tegemist on siis, usun, et üle 100 aasta esimese koolihoonega, mis on jälle puidust üleni. Et sealt edasi hakati ka teisi gümnaasiume ehitama selle hoone näitel riskid puidust. Koolima ja planeerima hakates hakkad mõtlema läbi selle õpilase teekonna seda maja. Kui õpilane hommikul tuleb, et siis talle võiks sinna ukse ette see hommiku päike paista. Et kõik siuksed väiksed detailid lõppkokkuvõttes ju mõjutavad neid õpilasi, kes siis pärast siit aastaid nagu läbi käivad. See on ka tore, et siin Viimsi gümnaasiumist on tulnud päris palju neid õpilasi, kes on tahtnud tulla meile kas töövarjuks või siis kes on peale gümnaasiumit hangi läinud kas siis arhitektuuri või sisearhitektuuri õppima. Ja siis nad alati mainivad ära, et olen teie tehtud majas olnud ja see on nagu äratanud ka huvi võib-olla selle eriala vastu isegi. Vaat see keskel see õunapuu on ikka nii väike veel. Ja. Huvitav, kas see ongi mingi siukene? Aga ilmselt me ei mäleta, aga ta on ikkagi suuremaks kasvanud. No ilmselt natuke on. Siin all on nagu täitsa teine maailm. Üleval see linna mingine kiirus ja see jääb kuhugi sinna ära ja siis tuled alla ja vaatad ainult merd. Sügis. Selline vaade teeb ennast kuidagi nagu rahulikuks. Tahagi enam midagi muud teha.
iga töö on ju erinev, iga tööga me saame nagu mingisse uude teemasse sisse elada, et see restoran oli meile ju ka vist esimene restoran teha. No restorani üldse niimoodi nagu eraldi hoonena on ju üldse väga vähe tehtud, et tavaliselt ikkagi restoran on mingi suurema maja osa. Tuli teha hoone, millel ei ole ühtegi tagafassaadi. Et sisuliselt on tegemist niisuguse nagu disainesemega, mis on nagu igast küljest vaadeldav. Ja see avasin katuses annab mõnusasti valgust ka sellele saalile. Et kui see oleks olnud kõik kaetud terrass, et siis oleks siin lõpuks terrassis veel päris hämaraks jäänud ka juba. Ära söö äkki on mürgine. Ei ole sööda. No. Jah, arhitekt on ka natuke nagu leiutaja, et iga kord, kui me midagi teeme, siis me leiutame kas siis materjalide või vormide osas midagi uut, eks ju. Sest ju, mis meid ennast tõesti käivitab, ongi see, et iga kord on vaja uuesti see ajulihas tööle panna, et midagi uut välja mõelda. Ja kui keegi tahab lihtsalt korrata seda, mida me oleme korra teinud, siis sisuliselt meil see lihas tööle ei lähe. Et me lihtsalt peame uuesti seda sama kordama, mida korra on juba tehtud. Seal ei ole seda pinget, jah. Jah, natuke keeruline peab ka olema, siis tavaliselt pingutadki rohkem, kui on mingi keeruline ülesanne. Ja siis tavaliselt tulebki parem töö. Paralleeli tuues jällegi kokakunstiga samamoodi, et sellise kiirtoiduga toiduelamust on üsna keeruline pakkuda ja samamoodi sellise kiirarhitektuuriga midagi head endast siia maha jätta on ka üsna keeruline. Ja ma usun, et on oluline anda see aeg arhitektile, sellepärast, et see maja, mis mõeldakse siia, jääb ju püsima peale seda, kui me ise oleme siit võib-olla lahkunud, eks ju, et me sisuliselt ikkagi teeme ajalugu, aga seda ei saa teha üle jala ja kiiresti. Või mis? Nii kaua istunud siin, et ämblikud tulevad peale.